10 aastat tagasi elas üks kuupeldaja, kes arvas endast väga palju. Ta oli alustanud nagu kõik teisedki lõbutüdrukud, aga ta parim enne oli vaikselt möödunud, oli juba 40. aastates ja kui ta vanasti käis peegli juures ja küsis: ja pets on pandav või? Siis peegel võis alati vastata, et jaa, et kõige kuumem käru siin ilmas. Aga hiljem tekkis talle üks tüdruk siis, kes hakkas teenuseid pakkuma. Selle tüdruku nimi oli Lumivalguke. See oli sellepärast, et ta juuksed olid täiesti süsimustad ja ta müüs kõige puhtamat valget heroiini. Ja siis ühel päeval küsis taas kuupeldaja peeglilt: ja pets, olema siis seal pandav või? No, ma ei tea, mitte eriti, see uus tüdruk on veits kuumem. No, ja siis peegel läks katki. No, see oli niigi vana, väga katkine peegel. Ja kuupeldaja mõtles, et midagi tuleb ette võtta, et ta ei suutnud, tema ego ei võtnud seda vastu. Nii et ta kontakteerus mafiosoga. Davai, kuule, mul on üks töö. Get your black ass over. I have this. What 50? Näed? I want her dead. Ding! Yeah, the black is definitely shit. Get going, ding! Ja niisiis Lumivalguke sai sellest kuidagi teada, nii et ta põgenes Ameerikasse. Ameerikas väga kummalisel viisil jõudis ta 7 kluksu juurde, kes olid nagu tavaliselt mehed ikka, et päeval sõid ja magasid ja öösel käisid, tegid drive-by'sid ja tulistasid neegreid. Ja kluksuga oli Lumivalgukesel väga hea sümbioos, et Lumivalguke müüs heroiini ja kluksu andis seksi ja kõik söös. Ja kõik oli nagu tavalised, aga varsti tuli mafioso. Ja mafioso tuli just siis, kui Lumivalguke oli just oma ladusid kontrollimas ja üritas teda rünnata. Kuid seda juhtus pealt nägema kluksu. Ja nad lasid üksteist väga kaua, nad ei andnud olla. Nad ärkasid ellu, tulistasid veel üksteist. Lumivalguke ärkas ka ellu ja kõik astus AK-47 ja läks ja lõpuks siiski kluksu terav tiip suutis maha koksata mafioosnikud. Ning Lumivalguke ja kluksu elasid koos sümbioosis oma elupäevade lõpuni.